Sest mun tuules mängumaaslased, silladi kalladi kukkura, sünnimaa on Hiiumaa. Sedelitega lakkas käima reedelit, ei meil pole silgu sedelitega lakkas käima reedelit. Silladi kalladi kukkura, sünnimaa on Hiiumaa. Linnasaavik või? Ahoi! Mul on hästi hea meel ja au kõiki Kärdla linna nimel täna siin tervitada nendel 4. kohvikute päevadel ja tere tulemast kohvi Lähtsite linna. Teadupärast on Hiiumaal hästi palju erinevaid rahvusi ehk seltsinguid ja kõige rohkem on muidugi suvehiidlasi. Seal tagapool ma näen, seal on üks musta särgiga härrasmees, see on ära karanud hiidlane. Aga ma küsin teid, miks ei näe ma meie hulgas jahuse peaga jausamehi? Kus on Pätaka valla mehed? Ja kas tõesti ei ole pidu seda väärt, et kohal ei ole tulnud odratolgused? Loomulikult on. Kohvilähti taga ise said oma nime juba 19. sajandi keskel, siis kui Kalevivabrik töötas ja nad leidsid endale Prantsusmaalt värvimeistreid. Ja milline kokkusattumus? Meie üritus toimub augustis ja selle mehe nimi oli ka August. Ja sealt siis see nimi. Aga tegelikult korraldajad Edi Lii palus mul leida seose kohvi ja mere vahel. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult on ju seos täiesti olemas. Nimelt Lõuna-Aasias elab üks selline kassitaoline elukas. Selle eluka nimi on Tsiibet ja talle jubedalt maitsevad kohvipuuviljad. See käib seedekulglast läbi ja tuleb sealt kusagilt välja. Ma natuke õpetan siin ka saadub ringi ajada, vaata niimoodi. Ja siis jahvatab ära siia alla sisse, läheb siit saab pärast kätte ka. Aitüma! Ja mul on hea meel siis jahvatada need kohvikute päevad, 15 tükki, neid on avatud.